Iraan ründas just CIA jaama Saudi Araabias. Nüüd valmistub CIA maismaa sissetungiks ja kodusõjaks Iraanis. Õppetund on lihtne. Ära noritse CIA-ga. Alustame rünnakuga CIA jaama vastu. Siin on üksikasjad. Ametlik allikas kinnitas, et väidetav Iraani droon tabas CIA jaama Saudi Araabia pealinnas. Jennifer Griffin on otse-eetris Washingtonis. Jennifer, mida teame? No Jessica, oleme ametliku allikaga kinnitanud, et tegelikult oli see Iraani droon, mis tabas CIA jaama Riyadis. See oli osa USA saatkonna territooriumist ja eilne droonirünnak põhjustas saatkonnas kahju. See on IRGC-le sümboolne võit. Keegi ei saanud viga, saatkonnas polnud kedagi. Washington Post teatas esimesena juhtumist, märkides, et sihtmärgiks ja tabamuse sai CIA jaam. Aga see näitab, et Iraani droonid saavad olema suur probleem. Nad võivad hävitada raketiheitjad ja varud, kuid neil on tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid droone, mida saab veokikastist välja lasta. Need on Lähis-Ida uue faasi enesetapudroonid, mis jäävad mõneks ajaks probleemiks. Nüüd liigume maismaa sissetungi juurde. Uskuge, kõik viib lõpuks CIA-ni. Aga viimastel päevadel oleme saanud valitsuselt signaale, et maismaa sissetung pole täiesti välistatud. Esiteks on meil kaitseminister Pete Hegseth, kes ütles eile pressikonverentsil järgmist. Kuulake. Aitäh, minister Hegseth. Mul on teile 2 küsimust. Kas praegu viibivad Ameerika sõdurid Iraanis? Ei, kuid me ei aruta, mida teeme või ei tee. See arusaam, et ministeerium või presidendid peaksid ameeriklastele ja vaenlastele täpselt ütlema, mida, kui kaua ja kui kaugele nad lähevad ning mida on valmis tegema, on olnud pikka aega levinud, kuid see on rumalus. Ja seetõttu tagab president Trump, et meie vaenlased mõistavad. Me läheme nii kaugele kui vaja, et edendada Ameerika huve, aga me ei ole selles osas rumalad. Pole vaja viia sinna 200 000 inimest ega jääda. 20 aastaks oleme näidanud, et saab saavutada Ameerika huve edendavaid eesmärke ka targalt. Kas oleme piisavalt julged ja otsustavad? Kas me planeerime kuude kaupa soovitud tulemust? Jah, aga edaspidi. Miks me peaksime üldse teile, vaenlasele või kellelegi teisele ütlema, mida me teeme või ei tee eesmärgi saavutamiseks? Me võitleme selleks, et võita. Me seisame Ameerika Ühendriikide presidendi seatud eesmärkide eest ega vabanda selle pärast. Aitäh! Muidugi, see polnud tunnistus, et väed on tulemas, aga see oli tahtlik. Soovisime selle võimaluse avatuna hoida, sest isegi maismaa vägede ähvardus annab USA-le eelise läbirääkimistes Iraaniga. Siis muutub see konkreetsemaks. Eile toimus senati salajane briefing, kus administratsioon tutvustas USA sõjalisi plaane. Pärast briefingut ütles senaator Richard Blumenthal, et maismaa sissetung on tema arvates peagi tulemas, tuginedes hiljuti kuuldule. Kuulake ise. Ma tahan lihtsalt öelda, et olen pärast seda briefingut rohkem hirmul kui kunagi varem, et me võime saata maaväed. Ja et Ameerika Ühendriikide väed võivad olla vajalikud eesmärkide saavutamiseks, mis administratsioonil näivad olevat. President Trump ütles üllatuslikult, et erinevalt teistest presidentidest, kes muretsevad maavägede saatmise pärast, on tema teistsugune. Kuulake. Ja president Trump ei välista nende saatmist ka Iraani endasse. Ta ütles New York Postile järgmist, tsiteerin. Mul ei ole mingit kõhklust maavägesid saata. Iga president ütleb, et maavägesid ei saadeta. Ma ei ütle seda, vaid arvan, et neid pole tõenäoliselt vaja või ainult vajadusel. Ma annan endast parima, et luua teile parimat sisu, kuid selle tõttu kannatas mu toitumine. Ma elasin rämpstoidu ja energiajookide peal lihtsalt selleks, et vastu pidada. Siis avastasin ma tänase sponsori, Cook Unity, ja see on olnud tõeline muutus. Nad on maailma esimene otse kokalt toiduveoteenus. Igal nädalal saan valida sadade diedisõbralike toitude vahel, mis on valmistatud auhinnatud kokkade poolt. Näiteks Napoli spagetiroog kokalt Silvia Arveilolt. Kuid siin on see, mis mind tõeliselt veenis. Rakendusega saan jälgida makrosid ja valida sobiva toitumisfiltri, keto, gluteenivaba, madala süsivesikusisaldusega ja nii edasi.
ma saan tegelikult tervislikult süüa ilma tundide kaupa toitu ette valmistamata, mis tähendab rohkem aega sinu jaoks sisu loomiseks. Tunnen end paremini, söön paremini ega pea kvaliteeti ega aega ohverdama. Parim on, et Cook Unity andis Business Basicsi vaatajatele eksklusiivse pakkumise. Saad 5-50% soodustust esimeselt tellimuselt, kui kasutad kassas koodi Business Basics ja klõpsad kirjelduses olevat linki. Code on Business Basics kassas. Kindlasti väga erinev hoiak kui kellelgi teisel, keda sa ette kujutad, aga see paneb mõtlema, kas administratsioon juba kaalub maismaa operatsiooni. Hiljem kinnitati, et maismaa operatsioon tuleb, kuid mitte USA vägedega. Näitan sulle, mida mõtlen. Vaata seda Iraani etnilist kaarti. Näed seda ala läänes. Seal elavad kurdid. Kohe üle piiri elavad Iraagis kurdid, Iraagi Kurdistan, piirkond, millega USA on aastakümneid koostööd teinud. Ja kui veel kirsiks tordil, siis Iraan pole kurdide suhtes lahke olnud ja kurdid pole seda unustanud. Alles äile korraldas Iraani revolutsiooniline kaardivägi droonirünnakuid Iraani kurdi opositsioonigruppide vastu Põhja-Iraagis ja täna hommikul tegid nad seda uuesti. Iraan on piirkonna pärast väga mures ja põhjusega, kuna opositsioonigrupid on siin ühinenud. Varem oli siin mitu erinevat kurdi fraktsiooni, kellel olid omavahel konkureerivad huvid. Teate küll, igaüks tahtis võimu enda kätte, igaüks tahtis mõjuvõimu. Iraanis toimuvat segadust nähes otsustasid nad eelmisel kuul ühineda ühise vaenlase Islami Vabariigi vastu. Nüüd, siin tahan ma midagi tunnistada, ühe vea, mille ma tegin ja see on väga oluline. Annan endast parima, et uudistega kursis olla ja teid informeerida. See uudis näitab, et minu parim pole piisav. Axios teatas, et president Trump rääkis Iraagi kurdi juhiga, kuid pole teada, millest täpselt juttu oli. Mida me teame, on see, et Iraagi Kurdistanis on tuhandeid hästi välja õppinud sõdureid, kellel on palju kogemusi ISISega võitlemisel. Need sõdurid asuvad Iraani piiri ääres ja kontrollivad strateegilist territooriumi, mis võib olla USA tulevaste plaanide jaoks otsustav. President Trump helistas täna Iraani kurdi rühmitustele ja arutas nendega maapealset operatsiooni. Kuulake rohkem üksikasju. CIA töötab selle nimel, et varustada kurdi vägesid relvadega, et korraldada mingisugune suurem maapealne operatsioon Iraani sees. Nad tahavad esile kutsuda ülestõusu. Üksikasjad on uskumatud. Mida sa teada oled saanud? Täpselt nii, Aaron. Ausalt öeldes on siin palju, mida lahti mõtestada. See lugu areneb jätkuvalt pöörase kiirusega ja sageli täiesti ootamatutel viisidel. Veetsime täna õhtul veidi aega ühe kõrgetasemelise Iraani kurdi poliitikuga siin Iraagi Kurdistanis, kes põhimõtteliselt ütles meile, et tema Iraani kurdi opositsioonijõudude seas on ootus, et nad liiguvad mingisuguse maapealse operatsiooni raames Lääne-Iraani. Järgmiste päevade jooksul või mingil hetkel loodavad nad saada toetust USA-lt ja Iisraelilt, kuigi ta ei täpsustanud, milline see toetus täpselt välja näeb. Ta ütles meile ka, et president Trump ise helistas täna KDPI, ühe neist Iraani kurdi opositsiooniparteidest juhile. Ja et neil oli tema sõnul, või nagu ta ise ütles, positiivne vestlus. Kuigi ta jälle ei andnud mingeid üksikasju ja ütles, et peaksime olema valmis mõneks üllatuseks, mis võib-olla homme tuleb. Jällegi ei andnud ta üksikasju, kuid samal ajal saavad meie kolleegid Natasha Bertrandi, Elena Trini ja Zachary Queni teada. CIA on töötanud selle nimel, et relvastada Iraani kurdi opositsioonijõude eesmärgiga õhutada Iraanis tsiviilrahutusi. Selgitan kohe, miks see on suur asi. Palun vajuta allpool meeldib ja telli nuppu. See aitab meid ja algoritmi palju. See aitab meil vastu seista boti tegevusele, mis meie kajastust ei soosi. Paljud riigid kulutavad palju, et levitada vaid oma vaadet geopoliitikas.
Räägime nüüd maismaa sissetungist. CNN-i raporti järgi on CIA smugeldanud relvi Kurdistani alates 12-päevasest sõjast mitte nädalate, vaid kuude jooksul. Operatsioon on kasvanud ajal, kui maailm keskendus õhurünnakutele. Rääkisime ka, et Trump suhtleb Iraani Kurdistani juhtidega. Need on Iraani opositsioonigrupid, keda IRGC on aastaid kartnud ja nüüd relvastatakse. See ongi kogu plaan. Seetõttu helistas Trump nii Iraagi kui Iraani Kurdistani juhtidele. Näed, relvad lähevad Iraagi kurdidele ja siis aitavad nad need relvad üle piiri Iraani kurdijõududele toimetada. Kui Iraani kurdidel on relvad, suudavad nad Iraani julgeolekujõude võitlusega paigal hoida. See võimaldab relvastamata iraanlastel teistes linnades vastu hakata, kuid režiimil pole piisavalt jõudu protestide mahasurumiseks nagu jaanuaris. Lisaks sellele jätkuvad muidugi õhurünnakud. Ja sellest, mida ma kuulen, on need õhurünnakud täna öösel muutunud tõesti väga intensiivseks. See on tulevase video teema, aga kurdi vägede juurde tulles, ITV andmetel pole see maismaa operatsioon teoreetiline. See võib alata paari päeva jooksul, isegi homme. Kui vaatate seda videot, võib see selgitada, miks IRGC pommitab kurdi positsioone agressiivselt. Nad näevad ilmselt luureinfot ja teavad, mis tulemas, kuid ei pruugi seda peatada. USA strateegia on muidugi riskantne. Esiteks, need kaks kurdi rühma, Iraagi ja Iraani kurdid, ei ole omavahel suured sõbrad. Loomulikult nad ei vihka üksteist. Etnilist vägivalda pole, kuid mõlemad opositsioonirühmad tahavad rohkem võimu ja pole seetõttu sõbralikud. Türgi asub Iraagi piiril ega soovi, et kurdid saaksid rohkem võimu, kuna Türgil ja kurdidel on keeruline ajalugu ja pole head suhted. Nagu mu selgitusest näete, ma pole ekspert, kuid olukorras on palju riske ja partnereid, kes võivad rahulolematuks muutuda, kui asjad lähevad halvasti. Halvad uudised Iraani revolutsioonilisele kaardiväele ja islamirežiimile ei piirdu kurdidega. Ohte on veel. Vaatame taas varasemat etnilist kaarti. Kas te näete Iraani kaguossa? See on Belutšistan. Belutšide kodu, kes on kaua iseseisvuse eest võidelnud. Nad soovivad territooriumi Iraanilt ja Pakistanilt ning on seetõttu kokku põrganud Iraani revolutsioonilise kaardiväe ja Pakistani vägedega. Iraani belutšid näevad nüüd võimalust ja välisabi. Belutši mässulised ründasid Lõuna-Iraanis politseijaoskondi. Palju Iraani ametnikke on tapetud või haavatud. See toimub ilma välisabita. Belutšid tegutsevad iseseisvalt. Iraan seisab nüüd mässudega silmitsi kahel rindel. Kurdid läänes, belutšid kaguosas. Raportite järgi on maapealne operatsioon peagi tulekul. See ei pruugi hõlmata USA vägesid, kuid USA relvad on siiski mängus. Hoian sellel silma peal ja püüan teid kursis hoida. Nii et kindlasti vajutage allpool tellimisnuppu. Näeme järgmises videos.